Tere, tere! Naudingi energiast kanal. Mina olen Maris. Kuidas teil läinud on? Loodan, et need videod, mis ma siin postitan, pakuvad teile mingit naudingut. Ja vaatame siis, mida täna universum meile tahab näidata. Võtan siit suuremast, ilma pikema sissejuhatuseta Akasha kroonikate oraklikaardi pakist. Võtan meile üldise teema. Siit sellise pakikene. Nii. Mis on see teema, mis tahab täna meie tähelepanu? Tuleb siit midagi välja. Vaatame jäi kätte. Mentaalse keha tasakaal. Mõttekeha tasakaal. Vaadake, selline pilt on siin nagu selline maakera pilt. Mõttekeha tasakaal, et inimesel on ju tegelikult mitu keha, et see füüsiline keha on ainult üks keha. See, mida see kõige tugevam siis, mida me tunneme keha, aga inimesel on veel emotsionaalne keha, mõttekeha, et ma nüüd kõiki nii täpselt siin ette ei oska lugeda, aga need on nagu kihid inimese ümber järjest peenemaks, nagu energeetiliselt, järjest õhemaks, et see keha on lihtsalt nagu selline kõige tugevam, kõige käega katsutavam. Vaatame, kas ma leian siit raamatust selle tasakaalu kohta mingit lisainfot. Siin ei ole hästi välja toodud, üks hetk. L'equilibrio del tuo corpo mentale. Räägime siis tasakaalust. Siin ongi üks teine kaart oli siin olnud emotsionaalse keha tasakaal, aga meie siis räägime sellest mentaalse keha tasakaalust nagu mõttekeha tasakaalust 117 lehekülg. Kohe tuleb. Nii. Et kui sa selle kaardi tõmbad, siis universum kutsub sind analüüsima oma mõistuse, oma mentaalse keha toimimisviisi. Sinu mõtete olek on seotud sinu uskumustega, sinu uskumussüsteemiga. Ja see on see, mis kujundab siis sinu reaalsust. Vot, nüüd me saime aru. Ühesõnaga, sinu uskumuste süsteem, see, mida sa pead õigeks, see kujundab sinu reaalsust. See, mida sa usud, mis on võimalik, mis sellised nagu uskumused, ma ei oskagi seda praegu teistmoodi öelda kuidagi. Et kõik see mõjutab seda, kuidas sa tajud maailma ja kuidas sinu reaalsus kujuneb. Ja see kaart siis räägib sellest. Vaatame lähemalt. Mida selle mõttemaailmaga siis mis me peaks täpsemalt teadma? Palume lisainfot. Ja. Nagu ma eelmises videos ka ütlesin, et me saame ette kujutada ainult seda, mida me nagu oleme näinud või teame. Ja see ka piirab juba meie võimaliku reaalsuse potentsiaali, kui me piirame oma ettekujutust ainult sellega, mis meile tuttav on. Et me ei oska ette kujutadagi mingeid uusi võimalusi. Aga see nii. Uskumustega nii tuli. See on, ma ei teagi, mis eesti keeles on, fossiilpuu. Aga tegelikult seal on kindlasti eesti keeles mingi teine nimi. See on siis selline hästi iidne
puu, mis on kristalliseerunud, kivistunud, et see on tegelikult puu olnud. Selline kristall tuli kogu. Okay. Ja mis see sõnum siis ütleb meile? Tee nii, et sinu minevik muutuks sinu igapäevaseks tugevuseks. No eks need mõttemustrid ja uskumused, need ju tulevadki kaasa minevik. Siin räägib nendest erinevatest generatsioonidest ja sellisest iidsest minevikust lausa esivanematest. Et kõik see tuleb meile ju kaasa mõtetena. Ja see mammut on siin väga selline ürgne märk. Ja siin on see puu on ka väga vanaks elanud. Ja siin on üks raamat, mis on lahti, et siit tuleb sellist iidset tarkust. Vaatame edasi, mis siin võiks veel infot olla. Et kas need mõttemustrid, mis me üle võtame eelnevatelt generatsioonidelt ise teadmatagi, sest me ju sünnime sinna sisse ja see on nii loomulik. See lihtsalt on nagu meie loomulik viis maailma näha tol hetkel. Uskuda, kuidas asjad käivad, kuidas toimib, kuidas on õige. Aga kas see kõik on nagu tõsi? Et kindlasti see mingi iidsem tarkus ja selline ühendus maa planeediga ja selline nagu see ürgne tarkus, mida siin võib-olla mõeldakse. See minevik, et sellist ürgset mineviku tarkust tuleks meelde tuletada. Mitte ainult siis mõttetasandil. Mingite kinnihoidvate uskumustega tegeleda. Kuidas vabastada siis neid ebavajalikke uskumusi, et taastada mõttekeha tasakaal? Kuidas saaks seda mõttekeha tasakaalu? Regulation. Siin näitabki regulatsioon. Eesti keeles ka öeldakse ju vist niimoodi, et närvisüsteemi regulatsioon. Siin ta näitab, et mine tao tamburiini. Selline ühendus hästi ürgse teadmisega. 38 ma loen, mis siin täpsemalt ütleb selle kohta. See närvisüsteemi regulatsioon, see siis aitab nagu oma kehas lõdvestuda. Selleks on erinevaid viise, et kellele siis sobib see tamburiini hüpnoos või tamburiini teraapia. Aga on ka igasuguseid somaatilisi teraapiaid ja kuidas nagu keha lõõgastuda. Et kui keha ei ole lõõgastunud, siis me elamegi hirmus ja oma nendes raamitud mõtetes, mis meid kinni hoiavad. Et tähtsam on leida kehaga ühendus ja siis seda nagu keha teadvuse kaudu oma mõttemaailma tasakaalustada ja vabastada. 38. Et kellele sobib lihtsalt saunas käimine, kellele sobib metsas jalutamine, et need närvisüsteemi ja keha regulatsiooni võtteid on ju väga palju, et selleks ei pea konkreetselt isegi mingisse teraapiasse või mingisse kohta minema mingi konsultandi või spetsialistiga, et piisab sellest, kui lähed muru peale jalgadega või paljajalu või metsa jalutama, kuuled linnulaulu. Et siis linnulaul nagu annab meie ajule märku, et meil on turvaline, sest kui linnud laulavad, siis on järelikult keskkond turvaline. Kui linnud on vait, siis nad tajuvad ohtu ja siis inimese mõte ka mõistus siis ürgselt mäletab, et kui linnud ei laula, siis on järelikult keskkonnas oht. 38. Nii vaatame, mis ta ütleb siin.
ahaa, ta ütleb ka, et see trummipõrin on nagu seotud selle ema-üsas olemise südame tuksetega ja see on väga rahustav ja närvisüsteemi tasakaalustav, väga maandav. Ja nendel hetkedel, kui on kaos, stress, siis too ennast tagasi sellisesse tasakaalu seisundisse. Näiteks läbi trummi rütmide rahustava mõju. Ja siin räägib siis konkreetselt sellest trummi asjast. Trumm toob tagasi mind oma tasakaalu. Kogu mu süsteem, kogu mu keha lõõgastub iga selle vibratsiooniga. Ja, sest et muusika ju on ka vibratsioon ja see aitab siis meil seda keha vibratsiooni panna resoneeruma oma keskmega. Ehk siis kõik metsa nüüd jalutama. Nii. Kas tõmbame veel ühe kaardi või? Et väga mõtted on olulised. See, mis sa mõtled, see teeb, vormibki sinu reaalsust. Ja see, kuidas me iseendaga räägime. Et mitte ainult see, mis me arvame või nagu mõtleme ümbritseva maailma kohta, aga ka meie sisekõne. Et kas ma saan sellega hakkama, ma ei oska midagi, et kõik see, mida me nagu sisendame endale iseenda kohta, see ju ka siis vastavad tulemused on sellele. Ma tunnen, et see on selline lühike lugemine. Võtan siit ainult ühe kaardi veel. Nii. Kui ma leian siis nüüd oma keha närvisüsteemi tasakaalustan, reguleerin närvisüsteemi. Tänu sellele selginevad minu mõtted ja ma suudan läbi näha ja murda neid blokeerivaid mõttemustreid ja uskumisi. Leian ühenduse oma ürgse olemusega, mis siis oli siin miljoneid aastaid tagasi, kui see kivi veel puu oli, kui me olime tõelises ühenduses maaga. Et räägitakse, et kuna maa on nagu ka ju elav organism ja inimesed on seda hakanud siis viimasel ajal nii halvasti kohtlema, et vanasti olid, terve maa oli püha, kõik vetevaimud ja puud ja kõik olid nagu elusolendina käsitletud. Et räägitakse, et need ajad tulevad tagasi. Milline maailm avaneb meile, kui me suudame siis oma mõttemaailma, mõttekeha tasakaalustada. Kahe maailma vahel. See räägib sellisest üleminekuperioodist, see kaart. Et võib-olla siis kahe maailma vahel tuleks leida tasakaal siis selle mõttemaailma, mentaalse müra, mentaalsete mängude vahel ja selle ürgsema olekuga, kus keha ja närvisüsteem on reguleeritud. Täna siis selline sõnum. Ciao!